Kui küsida nüüd sinu kui artisti, kui interpreti kohta, millal sind lähitulevikus Eestis ka näha võib? Näiteks veebruaris üks kõige esimesi asju, siis ma nüüd mäletan, kas oli 17 veebruar äkki on Rocca al Mare kooriga tuleb meil kontsert, mis on väga tore. Neil on selline tore nagu, nad ütlevad, muusika armastajate koor. Ja ma kohe jäin mõtlema selle peale, kui kunagi Kristjan Üksküla, üks näitleja Eestis, ilus kihvt näitleja, kes rääkis ka nii ilusti oma lauludes, mis ta tegi, et ma olen alati olnud asja armastaja. Ja ma ei ole kunagi aru saanud, et miks selle sõnal on mingis ringkonnas niisugune nagu kehv kuvand kuidagi, et ma ju armastan seda asja. Et siis ma mõtlesin issand, kui tore, tõesti inimesed, kes nagu kogu südamega, need võib-olla armastavad muusikat rohkemgi kui pärismuusikud, sest pärismuusikud näevad seda, see on nagu nende elu ja sellega kaasneb ju kõik. Aga inimesed, kes teevad ainult nagu ütleme koori, ma soovitaks ka inimestel, kes tahavad mingit teraapiat ja kellel on, kes peavad viisi mõnusasti, siis kooris laulmine on ülitervislik asi, mida teha. See on nii kaif mitut harmooniat samal ajal laulda, olla selles osaline ja sa teed teisega midagi, mida sa sõnadega päriselt ei saa seletada ja need inimesed on sul pärast natuke kallimad pärast neid kontserdi olukordi. Ja sellise pundiga siis ka Mustpeade majas siis 17. veebruaril siis mina esinen ka.